Suurel 3x3 meetrit platsil on diagonaalides siis baasid, sinine ja punane baas ja siis see robot, kes alustab punasest baasist, peab kokku koguma need punased nupud ja see robot, kes alustab sinisest baasist, peab kokku koguma sinised nupud. Ja siis, kui ta kogub kokku ka vastase nupud ja toob need enda baasi, siis ta saab muidugi miinuspunkte. Nii et selles suhtes tasub ikkagi baasi tuua ainult enda nuppe. Nii et kui teha robot, kes tõmbaks suure sahaga kõik nupud enda baasi, siis tegelikult punkte ei saa. Tal ühel hetkel sai limiit täis, ehk siis ta sai aru, et tal on juba päris mitu seda punast nuppu kogumiskastis ja siis ta otsustas, et ta viib need baasi ära. Ja see oli see hetk, kui ta sõitis sinna seina, avas selle värava ja siis lasi sealt need mõned punased nupud välja. Ja sinised nupud tõi ta praegusel juhul sinna teise serva, ehk siis need on nagu nii-öelda vastase nupud. Need ta paneb kuskile teise serva maha ja lükkab serva äärde, et vastasel oleks võimalikult raske neid kätte saada. Et paljudel robotitel oli see probleemiks, et nad küll suutsid neid nuppe koguda sinna oma sisse, kogumiskastidesse, aga nad ei leidnud baasi pärast ülesse, kuhu neid nuppe tagasi viia. Nii et meie roboti edu tagas kindlasti see, et meie robot oskas baasi minna ja sinna oma nupud maha jätta. Ainsaks piiranguks olid mõõtmed, 50x50 sentimeetrit. Aga see, millist tehnikat siia peale keegi paneb, see on igaühe enda valida. Sest see siin on täiesti, siin on nagu Lego jupid peal tegelikult. Lego on siin integreeritud metalliga, puiduga ja siin selliste spetsiifiliste servomootoritega. Et siin on värviandur ja siis siin all toimib see niimoodi, et kui need nupud sõidavad siia värvianduri kohale, siis värviandur tunneb selle nupu värvi ära ja siis siin all on see juhik, mis siis suunab ühte või teise kogumiskasti selle nupu. Et meie oleme siin nagu 12–14-aastased poisid siin tiimis, aga näiteks me võistlesime seal sumos, võistlesime, siis seal oli niimoodi, et meil olid vastas seal mingisugused, ma ütleks, et mingi 50-aastane mees võib-olla oli Legost siis ka sumo roboti ehitanud ja tuli sinna võistlema. Et siia selle pisikese protsessori sisse Rao oli põhiline programmeerija ja sinna siis selle programmi jaoks sai kokku kirjutatud 500 rida koodi. Panime kirja ka terve rea asju, mida me sellel robotil tahame paremaks teha ja kui järgmine aasta näiteks Robot Challenge'il on sama võistlus, Book Collect, siis ilmselt paneme selle sama roboti kokku, aga siis juba paremal moel.